No nii, armas rahvas. Nende valimistega me võtame tagasi kõik, mis meile kuulub. Nendel valimistel on ainult üks suur eesmärk. Kohaliku omavalitsuse võimutasand lahti raiuda Toompeal esindatud erakondadest. Ainult kohalikud inimesed kohaliku võimu kaudu saavad hakata kontrollima keskvõimu. 3000 kohaliku omavalitsuse esindajat volikogudes saavad kontrollida 101 saadikut Riigikogus. Neid suunata, endid kehtestada ja neile vastupanu osutada. Kohalik võim peab kuuluma kohalikule elanikule ja põhiliselt selle eesmärgil, et sellega survestada keskvõimu ja määratleda endi huvid ja teostada endi huvisid. Valimised tähendavad seda, et tuleb valida. Tuleb valida, kas see elu, mis teile meeldib, või kui te tahate vanas stiilis jätkata, siis te ei lähe valima, te ignoreerite demokraatlikke printsiipe, te ütlete, et ei saa demokraatiast mitte midagi aru, et demokraatia teid üldse ei huvita ja siis te tegelikult valitegi kõik selle, mida te ise ei taha, aga te valite seda sellepärast, et te keeldute osalemast demokraatlikus protsessis, et te keeldute kasutamast neid põhiseaduslikke õigusi, mida demokraatia teile on andnud. Te ei kehtesta ennast kodanikuna, te lasete täita demokraatlikud süsteemid isikukultuse ja stalinismiga ja see on valijate valik. Demokraatias saavad muutusi läbi viia ainult inimesed. Inimesed ise, kui nad on omavahel kokku leppinud, missugust elu nad tahavad ja mida nad eelistavad. Demokraatiat tuleb käsitleda avatud süsteemina, õpetusena, mida igaüks võib täiendada, mida igaüks võib kasutada. Demokraatia teiseneb vastavalt sellele, kas on väike riik või suur riik, kas on aktiivsed inimesed või harimatud inimesed. Demokraatia on elav süsteem, mida saab täiendada digivõimalustega, e-võimalustega. Demokraatiaga tuleb tegeleda päevast päeva. Demokraatia tähendab aktiivset kodanikku, kes teeb oma valikuid ja võtab selle eest vastutuse.